Tere päevast! Olen Anton Nikitin, EcoAdvice'i tegevjuht. Meiega täna siin on Tõnu Toompart, kes on kinnisvarakooli analüütik ja koolitaja. Nagu paljud, tere Tõnu! Tere, tere! Oleme sind näha. Rõõm on ka minu pool. Väga tore. Ma arvan, et nagu paar minti seni kaua inimesed liituvad, nagu räägime niisama, nagu ajame niisama juttu. Ma nägin, et viimasel ajal oled sa teinud mitu intervjuud kinnisvara tegijatega, tegelastega. Kuidas läks, mis meeleolud on? No, meeleolud inimestel on pigem positiivsed, aga kas see on siis nende inimeste natuurist tulenevalt või millest? Eks tegelikult ju rasked ajad tähendavad seda, et tulebki rohkem pingutada, rohkem tööd teha, et sama tulemust saavutada. Aga ma arvan, et kõigil on praegu keeruline, teadmatust on palju ja see võib-olla ongi üks läbiv joon. Prognoose täna teha on ikkagi üsna keeruline, sest ega me ju ei tea, millal koroonast ükskord võitu saame. Kas üldse saame? Okei. Ehk nagu ma saan aru, nagu paljud nagu sellega nagu panevad oma akna kinni, kuna nad nagu mingi prognoosi ei kuula, on ju? No, ega ennustamise juures on see asi, et ennustamine on üsna keeruline, eriti kui peab tulevikku ennustama. Ja selleks, kui ikkagi tulevikku ennustada, et peaks mingigi usaldusväärsus ka iseenda jaoks olema, minu puhul vähemalt, et ma ei taha lihtsalt sõnu loopida ja mis meie tänase kinnisvaraturu või majanduse probleem ongi, ega me ei tea, mis homme toimub, mis ülehomme toimub. Praegu on küll, et just täna olnud üksjagu palju positiivseid sõnumeid, sealt kolmandast kohast vaatasin just Fear and Greed Index oli 43 punkti peal, mis siis viitab hirmule, vahepeal ta oli 2 punkti peal, mis viitab ekstreemsele hirmule, et justkui pilt on väga hea, aga ma just täna siin ühes vestluses tuletasin meelde, kuidas 13. märtsil reedesel päeval üks mees, hakkasin praegu tema nime nimetama, tegi prognoosi, mis veel nägi ette positiivset majanduskasvu. See oli juba järgmise nädala keskpaigaks üsna naeruväärne, aga selline prognoos ei pane, ma arvan, selle prognoosi tegijad sugugi, tema professionaalsust sugugi kahtluse alla, sest asjad muutusid nii kiiresti. Täna muutuvad ka asjad kiiresti, haigestunute arv, diagnooside arv kasvab ju tegelikult ikkagi ülikiires tempos, aga see on tavaline, et see nii on. Nendele, kes meiega praegu liituvad, et me siin Tõnuga natuke veel ajame niisama juttu, ikka kinnisvara teemal on ju, ja siis peale seda lähme meie kava juurde. Okei. No Tõnu, nagu sa mäletad, me nägime füüsiliselt, me kohtusime sinuga vist oligi nagu mingi 20. jaanuari, kui ma ei eksi, see oli selle äripäeva konverents, on ju. Ja 20. veebruar, 20. veebruaril, on ju. Ja siis meil oli niisugune, et nagu võib-olla majandus veidi aeglustub, aga ei ole midagi hullu, kõik on plaanipärane, kinnisvaraturg on tasakaalus, et mingi tõsist võetavad nagu probleemi turule ei olnud. Fundamentaalselt, on ju? Jah, no täpselt nii see oli ja ma ise nimetasin seda mingites vestlusringides eelmise aasta lõpus ja võib-olla tõsi ka selle aasta alguses lahtisest uksest sissemurdmiseks, kui mõned inimesed tahtsid võrrelda kinnisvaraturu lähitulevikku näiteks 2008-2009 aastaga, et see ei ole võimalik, et selleks ei ole mitte mingit põhjust. Ja mina tunnistan küll, et mina olen väga kehv analüütik, mina ei suutnud seda, mis meil täna toimub, mitte kuidagi ette näha. Nii et jah, veel ka veebruaris olin minagi väga positiivne oma vaadetest. Positiivsus küll tähendas seda,
et turg oli võtnud mingi aeglustumise allapoole pööramise suuna, kuid minu ootus oli ses mõttes väga positiivne, et ma ei oodanud küll mingit kriisi või krahhi. Täna ma arvan seda, et meil on kriis käes. Enda kohta ma oskan nii palju öelda, et mina olin ka loll nagu selles mõttes on ju, et pidin tänase tarkusega, ma ütleks, et ma pidin natuke varakult mõtlema ja pöörama rohkem tähelepanu sellele, mis selle koroonaga nagu, selle viirusega nagu toimub, on ju. Aga teiselt poolt vabanduseks on see, et ega see ei ole esimene, ei ole teine kord, kui viirus Aasias tekib. Ja 2 eelmist korda oli kõik nagu Euroopasse pole jõudnudki, on ju. Eks me lootsime, et seekord läheb samamoodi, et on seal Aasias igast nakkushaigused, on Ebola olnud Aafrikas, nii et eks neid haigusi ei ole kogu aeg, aga et nad oleksid kogu maailma sellisel haaranud, siis mina ei mäleta ja ma arvan, et Hispaania gripi aegu ei mäleta vist mitte keegi. Ja. Aga on selge, et kõik kriisid on erinevad, on ju, et aga õnneks kõikidel kriisidel on üks sarnasus, et mingi hetk nad kõik lõpevad. Ja ma usun, et see sama kriis, millest me täna räägime, on ju, et mingi hetk see lõpeb ka. Tahaks loota, et see lõpeb päris kiiresti. Ma mõtlen, et igavene puhastus tuli vist on igavene ja ei saa kunagi läbi ja kunagi saab maakera otsa, nii et selleks optimismiks vist ei ole põhjust, et kõik halvad asjad lähevad mööda. Okei. Aga meiega on juba liitunud 60 inimest, on ju, et ma arvan, et me võime alustada meie kavaga. Ehk ma veel kord tutvustan Tõnut, et Tõnu on kinnisvarakool osaühingu analüütik ja koolitaja. Mina tunnen Tõnut juba mitukümmend aastat, ja tagasihoidlikult ütlen, et minu arvates Tõnu üks parimatest kinnisvara analüütikutest Eestis on ju. Ja nii see on. Ja nii see on, ja suurepärane. Väga hea, et meil on üks ja sama meel, on ju. Et mina olen Anton Nikitin, ma olen EcoAdvice kinnisvara nimlise ettevõtte juht. Suure tõenäosusega paljud teist teavad, et EcoAdvice tegeleb siis elukondliku kinnisvara arendusega, aga samamoodi vahendame kinnisvara ja osutame ehitustehnilise konsultatsiooni teenuseid. Et täna meil on, me tahame korraldada niisugused webinarid 2 korda kuus, kus me räägime kinnisvara ja ehitussfääride aktuaalsetest küsimustest. Kindlasti meil on väga hea meel, et meiega liitub Tõnu ja Tõnu räägib kinnisvaraturust rohkem numbritest. Teie ettepanekud on kindlasti teretulnud, samamoodi kirjutage kas praegu või hiljem, et keda te veel tahaks näha meie webinaride käigus. Aga ma usun, et üldiselt, kui iseloomustada, mis praegu nagu turul toimub, et ma arvan, et väga paljud on niisuguses äraootavas seisundis. Ja kui me vaatame, mis teistest riikidest toimub, siis tegelikult igal pool on üks ja sama nagu teema, et igal pool on likviidsuse kriis. Et kõik loodavad, et see likviidsuse kriis ei lähe kapitalikriisiks, ja majandus toimib nagu edasi samamoodi, nagu see oli enne kriisi. Aga selle likviidsuse, mis iseloomustab, et ma olen näinud ühe uuringu USA kohta, kus oli kirjas, et alla 25% ettevõtetest peavad vastu ilma sisse tuleva rahavoogata, peavad vastu rohkem kui 13 päeva. Kui me räägime Eestis, siis viimane uuring, mis mina nägin, oli
riiklik uuring ehitus- ja kinnisvarafirmade kohta ja seal tulemus oli see, et 15% ettevõtetest saavad maksta palkasid rohkem kui 3 kuud. Ja selles küsitluses osalesid 46% nendest ettevõtetest, mis olid 1, 2, 3 töötajaga ettevõtjad ehk nagu väiksed ettevõtjad. Ehk likviidsuskriis ongi see, millega me oleme täna kokku puutunud. Ja praegu ma paluks siis Tõnut, et Tõnu räägiks meile võib-olla paarsõnaliselt pikemalt, nagu Tõnu soovib, sellest, mis meil alates, ütleme, kriisi ajast on numbriliselt toimunud kinnisvaraturul. Tõnu, palun. Aitäh. Minu spetsialiteet on numbrid ja numbritel on see probleem, et numbrite kokkupanemine võtab alati aega ja mina ootasin suure põnevusega, ütleme siin üleilmselt eilset tänast päeva. Nüüd võiks olla asjakohane see, et vaadata Maa-ameti andmebaasi ja uskuda neid numbreid, mis seal on just tehingute arvu osas eelkõige. Ja märtsikuus Tallinnas tehti meil siin ligi 700 korteriomandi tehingut. 700 tehingut, see on 15% vähem kui näiteks aasta tagasi märtsis. 15% tegelikult on päris palju. Ja kui nüüd mõelda, et millal koroonakriis algas, millist ajaperioodi ta mõjutas, kas ta mõjutas kogu märtsit või pigem mitte, ta algas ju meil pigem märtsi poole peale. Märtsi alguses mõjud olid pigem, ma arvan, tagasihoidlikud. Nii et 15% langust ühest küljest on ikkagi päris märkimisväärne, aga meie elamispindade turg, meie korteriturg Tallinnas on ikkagi üsna õhuke ja 1 kuu on liiga lühike periood, et selle põhjal mingeid olulisi järeldusi teha. Seda, et tehingute arv nii-öelda tavalisel, rahulikul, stabiilsel ajal on kukkunud või kasvanud näiteks 10%, see on täiesti tavaline. Ja sellest 15% tehingute arvu langusest liiga tõsiseid järeldusi teha veel ei tohi, aga mingi indikaator see siiski on. Teine asi, mis siis ja miks tehingute arv on oluline? Tehingute arv näitab seda, kas turul ongi likviidsus, kas ostjad ja müüjad leiavad kokkuleppe, kas tehingute turg toimib. Ja tehingute turu toimimise siis kaasnev tegur on hind, siis Anton, mis te arvad, mis tegid hinnad märtsikuus võrreldes aastataguse ajaga? Kasvasid või kahanesid või jäid samaks? No, ma juba nägin, et nad kasvasid ikka, on ju. Nad kasvasid ja 12%. 12% oli. Ma nägin 10, aga okei, 12% kasvasid, jah. Ja ma uuendasin täna oma väikseid tabeleid, et mul on tänane info. 12% meeletu hinnatõus, võiks öelda. Aga me peame nüüd vaatama, et me näeksime puude taga ikkagi metsa ja mis siis päriselt toimub, kas see 12% on tõde. See 12% moodustub kõikidest tehingutest, mis turul tehakse. Ja kui me nüüd arvame, et need tehingud, mille üle saab kohe otsustada, et kas tehing toimub või mitte, et seal oli tehingute ärajäämine suurem. Ehk ma tahan osta ühte vana Mustamäe korterit, Lasnamäe korterit. Ma kardan, ma lükkan selle tehingu edasi. Ehk siis vanemate korterite tehingud, odavamate korterite tehingud jäid ära ja sõlmiti asjaõiguslikult neid tehinguid, kus sisuline ostuotsus oli võib-olla 2, 3, 4, võib-olla isegi 5-6 kvartalit tagasi langetatud. Uute korterite tehinguid sõlmiti ja nende keskmine hind on turu keskmisest kõrgemal ja see siis ajas hinda üles. Ja sellest hinnatõusust ei tohiks jälle mingeid järeldusi teha, nii et ma tõin siis 2 numbrit välja, tehingute arvu langus 15% ja hinnatõus 12% ja ütlesin mõlema juurde kommentaariks, ärge nendest mitte midagi järeldage. Nii et nii palju siis, et hea, et sain abiks olla. Aga jah, et ütleme siis,
kui tehinguid ikkagi turul vähemaks jääb, mis on väga loogiline, sellest mina ise maakler ei ole, mina ise otseselt liiga palju kinnisvara ostjate ja müüjatega niimoodi vahetult kokku ei puutu, siis tegelikult sellest on siin nii maakleritel kui ütleme turuosalistel juttu küll juba, et täna ostuotsuseid langetatakse vähem ja ma arvan, et aprillis me näeme ikkagi parajat pauku, sest kui inimesed pelgavad, siis lükkavad ostuotsuseid edasi ja võib-olla nad pelgavad, aga võib-olla on siin ka näiteks pank on mõelnud laenuotsused ümber, kõiksugu tegurid võivad mängu tulla. Täna rääkisin ühe inimesega, kes tahab osta asjaõiguslikult välja arendajalt korterit. Korter on valmis saanud, aga tal pole raha. Miks tal raha ei ole? Sellepärast, et ta ei saa oma praegust olemasolevat kodu maha müüdud, sest selle jaoks ei ole ostjat. Ja nüüd siis inimene otsibki lahendust, mida teha, sest ka pank on siin tõrksamaks muutunud, kui pank ennem oli. Nii et eks me aprillikuised andmeid võime juba tõsisemalt võtta, et need näitavad siis turu liikumise suunda. Aga jah, et eks see, et tehinguid jääb vähemaks, mis on minu meelest ilmselge, see jõuab ka kindlasti hindadesse ühel või teisel moel. Kuid see ei pruugi siis jah, et hindade tõlgendamisel tuleb olla nutikas, et varasemalt sõlmitud uute korterite hinnad siin mõjutavad ka. Et seda siis tehingute poole pealt ja võib-olla jah, et keskmine korteri tehing, mis Tallinnas tehakse, oli märtsis 118 000 eurot, mis on ikkagi, ütleme, viimaste aastate nüüd mitte kõige kõrgem näitaja, aga ikkagi üks kõrgemaid näitajaid ja see siis kinnitab fakti, et uued korterid siin mängivad. Teine teema, mis võib-olla laineid lööb, või võib-olla isegi siis esimene teema tegelikult on üüriturg. Üüriturg on hästi likviidne, kiiresti reageeriv ostuotsused või üürile võtmise või üürile andmise otsused tehakse hästi kiiresti. Et see reaktsioon, mis üüriturul on toimunud, sellest on juba tegelikult nii palju räägitud. Ühest küljest on üüripakkumisse tulnud majutuskorterid, mida on siis Airbnb, Booking.com kaudu plaanitud välja anda. Nad on tulnud siis pikaajalise üüripakkumisse. Teisalt siis võib-olla mõnel pool, kus need korterid on ostetud laenu arvelt, ja nüüd ei ole võimalik laenu teenindada, siis need tulevad ka müügipakkumisse. Ja eks see siis suurendab pakkumist ja kui nõudlust ei ole ja nõudlus väheneb nii turistide arvelt, nõudlus väheneb selle arvelt, et võõrtöölised mingil määral saadetakse meilt tagasi ja ütleme, et eks siis kogu majandus on saanud löögi ja selline viimastele aastatele omaks saanud Tallinna elanike arvu kasv, eks see saab siit ka kindlasti mingi löögi. Ja kui üüripakkumiste numbreid vaadata, siin mul väga pikkasid aegridasid ei ole, aga ikkagi hakkab silma täitsa huvitav võib-olla, et suurte korterite, 4-5 toaliste korterite pakkumiste arv on protsentuaalselt väga palju kasvanud, aga samas võib öelda, et need kortereid on pakkumises ka väga vähe. Et ma toon ühe võrdluse, lihtsalt 4 ja enam toalisi kortereid kesklinnas oli täna hommikuse seisuga kv.ee portaalis 100 ja 2-toalisi kortereid oli üle 300. Niimoodi, et suuri korterid on vähe. Aga väikeste just 1-toaliste korterite pakkumine on siis absoluutarvus üksjagu kasvanud ja siin on siis taust see, et ongi üürikorterid või majutuskorterid, tulevad üüripakkumisse. Ja eks see mõjutab hindu seal. Loomulikult mõjutab hindu. Oskad sa öelda, palju on pakkumises 1-toalisi korterid või? Oled sa niiviisi vaadanud?
täna hommikuse seisuga uuendasin siin väikest tabelikest, oli Tallinnas 625 ühetoalist korterit, nendest üle kolmandiku 235 kesklinnas, 200 mägedel ehk siis Haaberstis, Mustamäel, Lasnamäel ja 160 Kristiinesi Põhja-Tallinnas. Ja siis siin on siis niimoodi, et just kesklinna ühetoaliste korterite pakkumine on, ütleme, märgatavalt kasvanud siin ütleme, viimase näiteks nädala või paariga. Põhja-Tallinnas Kristiines sellist trendi silma ei hakka ja mägedel on natukene kasvanud. Et kasv on just tulnud kesklinna ühetoaliste arvelt. Nii et ongi, ütleme, lühiajalise väljaülimiseks ette nähtud korterid on ju, mis praegu jõudsid üldturule. Ja mina lugesin, et hinnanguliselt turule on jõudnud mingi 400-500 korterit. Ma jään vastuse võlgu, kui tõde see on, ütleme, aga vähemalt ajakirjanduses niisugune number nagu jookses läbi. Ja teine number, mis jookses läbi, ma ei tea, kas sa kinnitad või vaidled vastu, et üürihinnad on langinud juba 20%. Me hindade poole pealt ma ei oska hästi kinnitada, sest seda infot, ma arvan, valdavad need maaklerid, kes üüriturul on aktiivsed ja kes seal palju tehinguid teevad ja mis siin salata, ega selliseid maaklereid ka liiga palju ei ole. Või siis seda infot valdavad ettevõtted, kes siis oma üüritehingut süstematiseerivad. Mul sellist head infot ei ole nüüd hindasid niimoodi kommenteerida, et kas see on 15% või 20%. No ja kindlasti võib eeldada seda, et kui praegu need korterid on jõuliselt jõudnud üüriturule, siis mingi hetk, ütleme nii, nõrgemad investorid on sunnitud panna need korterid nagu müüki. Ja see võib kustutada mõju just taas, me räägime sellest segmendist, mis on 1- ja 2-toaliste korterite segment, nagu ma saan. Et siin on ju, võiks niimoodi kõva häälega mõelda, et kui ma mõtlesin selle peale, et ajan majutusäri, minu üüritulu, mida ma igakuiselt saan, on korteri vähemalt 2-kordne, kui mitte 3-kordne pikaajaline üürihind. Selle arvelt teenin tal laenu ja midagi jääb siis omal alles ka. Ja kui nüüd siis selgub, et ma ei saa üldse tulu või peaks isegi pikaajalisest üürihinnast veel kunagisest pikaajalisest üürihinnast veel mingi soodsama hinnaga korteri välja andma, et see äri ei tasu mitte kuidagi ennast ära. Aga mis siis on, mis ma siis edasi teen, et võib-olla siis müüngi oma korteri maha. Aga see, et kõik majandussektorid peavad kahjumeid vastu võtma, see on, ma arvan, suhteliselt paratamatus. Mida me veel oleme märganud turul, et on tekkinud niisugune tendents, et niinimetatud pikaajalised üürnikud mängivad ümber oma positsioonid, et selles mõttes, et nad lahkuvad olemasolevast pinnast, kui saavuta kokkulepet olemasoleva üürileandjaga ja üürivad uut pinda ja oluliselt, kas oluliselt või mitte oluliselt, aga madalama hinnaga. Ja siin mul on siiras soovitus meie kuulatajatele, et kui te üürite korteri, siis võib-olla praegu teie jaoks ongi hea aeg fikseerida nagu pikaajalise positsiooni. Võib-olla teil õnnestub praegu üürida nagu näiteks aastaks või 8 aastaks väga mõistliku hinnaga, väga hea toode. Ja oluliselt madalama raha eest, mis oli, ütleme, 2 kuud tagasi. Ma tahaksin seda mõtet täiendada, et võib-olla mis võib-olla kindlasti täna on võimalik odavama hinnaga üürida. Teine teema on siin ka see, et hind peaks väljendama mingeid kaubaomadusi ja üürikorteri puhul siis see üüriteenus, üürileandja, et kas on mõistlik inimene või mitte, et see on ka hästi oluline ja ma arvan, kõik üürnikud, kellel on nõmedad üürileandjad,
põgenege praegu, minge minema, sest teil on võimalik leida turu pealt üürileandjad, kes on normaalsed inimesed, kes ei käi teid kuidagi ebameeldivalt kontrollimas või kui teid kodus ei ole teie pesusahtlis sorimas või duši all. Et praegu on nõmedate üürileandjate juurest ära minemiseks kõige parem aeg, ma arvan. No ja üürileandjatele sõnu on see, et heal ja halval ajal ole lihtsalt normaalne inimene, on ju? Okei. Tahad sa veel midagi lisada statistika kohta, Tõnu? Ma panin omal ka mõned märkmed kirja, et millest siin siis täna praegu rääkida ja tegelikult ma selle ütlesin juba küll ära, aga prognoosideks, mis me siis prognoosime ja et ma siiski ei prognoosiks mitte midagi. Ja miks ma ei prognoosiks mitte midagi, sest liiga vähe infot on. Liiga vähe infot on koroonakriisi sügavusest, pikkusest ja majandussüsteem on nii-öelda järgmine aste alles ja kui me esimesest astmest ei tea, milline see on, siis teist astet prognoosida ei ole võimalik ja kinnisvaraturg on juba 3. aste. Nii et kinnisvaraturu prognoosimisel peaks tegema mingeid eelduseid, aga need eelduseid on vara teha, kuigi hinna pöördumine allapoole, tehingute arvu pöördumine allapoole, see ei ole prognoosimine, see on juba fakti tõdemine. Ja võib-olla siis üks mõte veel, et mis see siis on, millel silma peal hoida, et siis mille järgi siis mingeid udusaidki arvamusi omada sellest, mis turul toimuma hakkab. Mina vaatangi eelkõige tehingute arvu, aga seda saab kord kuus vaadata ja teine asi on, mis saab meie töötute arvust, sest minu spetsialiteet on elamispindade turg ja siin on nõudluse üks kõige olulisem tegur ongi töökoha olemasolu ja selgelt mingi hulk inimesi jääb oma tööst ilma, et kui suured need numbrid on, see võiks olla siis üks oluline sisend nende prognooside jaoks, mida ma kunagi tulevikus hakkan tegema. Okay. Ehk järeldus on niisugune, kinnitame turvavööd ja naudime sõitu, nagu ma saan aru, on ju? Jah, mis naudime sõitu, istume vaikselt nurgas ja ootame, et saaks siia oma läbi. Okay, selge. Tänan sind, Tõnu, statistilise ülevaade eest, ja tegelikult arutledes me puudutasime ka üüriturgu, milles ma tahtsin ka rääkida, aga ma usun, me juba arutlesime kõik, mis puudutab nii lühiajalist kui ka pikaajalist üüriturgu. Ja siis edasi ma tahaks minna juurde küsimustele, mis puudutab pankade, notarite ja maaklerite tegevust. Aga Tõnu, veel kord tänan sind. Aitäh. Ja, saanud. Pankadega on praegu olukord on niisugune, et pangad töötavad, pangad endiselt kinnitavad, et nende jaoks täna äri nagu tavaliselt. Mis on juhtunud on see, et kuna pankadel on väga palju tegemist maksepuhkustega praegu, et mitmed inimesed pöörduvad pankadesse, et saada maksepuhkust, laenuotsused hakkasid venima ja sel põhjusel mõned tehingud venivad ka. Ja mõnedes pankades oleme saanud isegi tagasisidet niisugust, et tegelikult nad kõigepealt tegelevad olemasolevate laenude maksepuhkustega ja alles siis, kui maksepuhkuse küsimustega nad on ühele pool, siis nad tegelevad juba uute laenudega, aga niisugune tagasiside oli kõigepealt, ütleme, väiksemate pankade pool. Väga huvitav uudis oli notarite tegevuse kohta. Nüüd esmaspäevast on võimalik kõik tehingud tõestada digitaalselt, ehk ei ole vajadust minna notari juurde. Üldiselt rääkisin notaritega ja plaan oli, et ikka juurutada selle digitaalse allkirjastamise süsteemi etapiviisiliselt.
Aga kuna toimus see viiruse teema, siis otsus oli, et laseme selle süsteemi oli nagu valmis, laseme selle laivi ja vaatame, kuidas see nagu toimib. Küll on mõned ütleme küsimused, avatud küsimused, mis vajavad edasist nagu arutelu ja täpsustamist, näiteks kuidas toimida juhul, kui üks osapooltest saab allkirjastada lepingu digitaalselt, teine ei saa. Muidugi digitaalse allkirjastamise puhul vajalik on mõlema osapoole juurdepääs arvuti juurde ja digitaalse allkirjastamise nagu võimalus on ju. Mõned notarid arvavad, et see võiks minna päris keeruliseks, kuna ikka mitte kõik inimesed, ütleme, üldiselt meil Eestis IT-oskused on head, aga mitte ikka kõik inimesed allkirjastavad dokumente digitaalselt ja saavad seda teha ka ilma, ütleme, või digitaalse notariabiga. Maaklerite tegevus võiks rääkida, ütleme, järelturu tegevusest ja võiks rääkida eraldi nagu uutearenduste turu tegevusest. Kui me räägime uutearenduste turu tegevus, ma usun, et see ei ole nagu nii palju muutunud. Et kuna enamus ikka tegevus toimus läbi digitaalsed kanaleid ja tehingud küll sõlmiti notariaalselt, minnes füüsiliselt notari juurde, aga kogu müügitegevus nagu suuremas pildis juba enne oli läbi interneti, kodulehed, internetiportaalid ja planeerimislepingud samamoodi nagu sõlmiti tavaliselt digitaalselt. Ehk nagu uutearenduste osas ma ütleks, et ega väga suurt muutustegevuses ei olnud. Mis puudutab nagu järelturgu, siis esimesel kohal hetkel on ohutus, nii klientide ohutus, kuid ka maaklerite ohutus. Me näeme pidevalt maaklerid kasutavad maske ja ütleme, väga hoolitsevad nagu oma tervise eest. Uus trend on see, et tutvustatakse korterid samamoodi digitaalselt. Ja see puudutab nii üürikorterid kuid ka müügikorterid. Ja see on väga huvitav tendents ja vaatame, kas nagu edaspidi me kõik me üldse ei lähe kohale et vaadata kinnisvara üle või me ikka nagu tahame füüsiliselt näha ja füüsiliselt nagu olla korteris, et tunda, et mis enesetunne seal tekib, on ju. Et mina võib-olla selles mõttes olen nagu vanakooli mees, et ma ikka tahan nagu füüsiliselt olla ruumis, et aru saada, et kas see mulle meeldib, ei meeldi või mis lood sellega on. Meie järgmine teema, millest me tahtsime rääkida, oli ehitustegevus. Ehitustegevuse kohta tööplaatsidel nii palju, et tänase päevaga seisuga ei olnud infot selle kohta, et keegi peatas majade ehitust nagu poole peal. Küll oli info, et mõned arendusprojektid peatati, ütleme, vundamendi staadiumis, mis on ka loogiline, et kuna hetkel olukord ei ole, kuidas öelda, et olukord on veidi arusaamatu, kuidas turg käitub, siis võib-olla on mõttekas nagu investeeringutega oodata. Aga enamus arendajatest on ikka kinnitanud, et nad jätkavad olemasolevate hoonete ehitamisega ja enamus arendajatest eriti suurtest arendajatest omavad piisavalt likviidsus selleks ja lisaks likviidsusele nendel on samamoodi kohustused ostjate eest, et selles osas mingit, ütleme, viimase 3-4 nädala jooksul mingi tagasilöök ei olnud. Loodame, et nii see toimub, et ma mäletan, et 2008-2009 ikka olid projektid, mis lihtsalt jäid pooleli, aga tolleaegne kriis oli ikka kapitalikriis, mitte likviidsuse kriis, millega me praegu puudume kokku. Samamoodi suhtlesin objektijuhtidega, et pööravad väga palju tähelepanu
töötajate tervisele, vaatavad, et tööplaatsid ei oleks haigeid inimesi, et püüavad nii palju, kui on võimalik hoida selle distantsi 2 meetrit omavahel. Ja samamoodi, et ega ei olnud turul infot selle kohta, et ühtegi nagu projekt oleks peatatud, kas või ajutiselt selle tõttu, et on leidnud kedagi, kes oleks nagu koroonaviirus või ja võime ei tea lihtsalt, et see niiviisi on juhtunud. Aga vähemalt avalikult keegi pole sellest rääkinud. Olen näinud juba paar kuulutust, et küsitakse, mõned väiksemad arendajad küsivad lisalaenu või otsivad finantseerimist objektide lõpetamiseks. Ütleme nii, tegemist on tõesti nagu väiksemate arendajatega ja ma arvan, et võib-olla kõige keerulisemas olukorras on läbi crowdfundingu finantseeritud objektid. Et huviga jälgime, mis meil toob järgmine kuu, et kas me näeme mingid muudatused arendustegevuses, kas me näeme et mingid objektid on peatatud või mitte. Tahaks loota, et mitte. Üks teema veel, mis oli tõstetatud Äripäeva pool, on kinnisvara ostmine laenuga. Ja kinnisvara ostmise laenuga puhul ma ütleks nii, et nagu peamine küsimus, et kui teil on sõlmitud võlaõiguslik müügileping ja te peate välja ostma korteri, aga te näete, et teie tuluga võib tekkida probleemid, siis ma siiralt soovitan mõelda, kas te saate nagu täita oma kohustusi panga eest või mitte. Et ütleme, et mina lähtun selles, et kriisi ajal on tähtsam likviidsus kui kasum. Selles mõttes, et kas kui te ostate korteri välja, kas te saate edasi täita neid kohustusi. Ma mitte mingil juhul ei ütle teile, et nüüd on vaja nagu loobuda oma kohustuse täitmisest nagu ka arendaja eest. Aga kui te näete, et võivad olla nagu probleemid, siis ma soovitan ikka nagu rääkida arendajatega, kas või paluda võimalust müüa korteri edasi või ajatada, maksmist mingil muul. Siin ka sõnum arendajatele, et kriisi ajal on ikka mõistlikum nagu saavutada mingid kokkulepped, mis rahuldaks mõlemad poolt. Mis puudutab, koostööd pankadega, et nagu te olete kuulnud, et teoreetiliselt pangad võivad lõpetada lepingu, kui laenulepingu, juba sõlmitud laenulepingu või loobuda laenu väljamaksmisest, kui teie, majanduslik seis on oluliselt muutunud. Veel kord kinnitan, et nagu ma ei ole nagu otseselt kuulnud, et niiviisi on juhtunud. Aga juriidiliselt niisugune nagu võimalus nagu jääb. Ja see jääb teie riskiks, kuna teil on samamoodi on sõlmitud juba võlaõigusleping arendajaga. Et siin osas ma soovitan teile, et samamoodi nagu suhelda ja rääkida pangaga, et pakkuda kas või lisatagatist või pakkuda, võtta kedagi nagu kaastaotlejaks, et otsida nagu lahendust tekkinud probleemile. Nii palju, kui mina tean, pangad on läbiräägitavad, pangad ei võtta mingit jäigi positsiooni selle kohta, et lõpetame lepingu, ja ongi kõik, et kõik pangad annavad, signaali selle kohta, et saab rääkida, saab lahendada. Nagu kõige tähtsam on see, et nagu tulge õigel ajal, et arutleda asju. Mis ma veel oskan soovitada? Ma veel nagu soovitan, kui te näed, kui teil on näiteks sõlmitud võlaõiguslik müügileping ja te peate ostma korteri välja mingi, ma ei tea, poole aasta pärast.
et soovitan, et tellige hindamisakti praegu, kuna turul võivad olla nagu niisugused, nimetame need kas lühiajaliseks muutusteks on ju, et on surve hinna alandamisele, siis ma soovitan, et tellige hindamisakti praegu. Täna hindamisakti koostamisel hindaja lähtub tänaste tehingute andmetest ja alguses te kuulsite, et Tõnu mainis, et tegelikult hinnad on kasvanud võrreldes 2019 hinnad on kasvanud nagu 12%. Et mis veel ma oskan öelda? Ja mis puudutab, et taas, kui teil on, ütleme, on käes kinnisvara väljaostu aeg ja te ostate kinnisvara elamiseks, siis minu soovitus, et ostke selle korteri ära, kuna te ei tea, kas hiljem pank finantseerib teid või mitte. Et nagu me Tõnuga rääkisime, et tegelikult nagu hinna prognoosimine on, ütleme, tänamatu tegevus, isegi kui mingi aja jooksul praegu me võib eeldada, et hinnad nagu võivad mingis ulatuses langeda, et nad kindlasti jõuavad sama tasemeni juurde, et aga elamiseks kinnisvara ost see on nii, ütleme, pikaajaline nagu tegevus. Et sel põhjusel ma usun, et nii, ütleme, lühiajalised kõikumised ei oma nii suurt nagu tähtsust. Et tegelikult nagu suurmas pildis see on tänaseks see on kõik, mis ma tahtsin teile rääkida, et mul endal oli väga huvitav kuulata nagu Tõnu. See, et hinnad on kasvanud, see ei ole üllatus, on ju, et nagu öeldakse, on olemas suur vale, väike vale statistika. Nagu ma mainisin ka nagu alguses, et meil on kavas korraldada need niisugused mitte pikad nagu webinarid 2 korda kuus. Oleksin väga tänulik, kui kirjutada meie Facebooki lehel tagasisidet, kas teile meeldis, millised ettepanekud teil on, millistel teemadel te mida te tahaks kuulda, et me räägiks, keda veel me võiks, ütleme, ehituse ja kinnisvarasfäärist nagu kutsuda ja kellega võiks rääkida. Ehk siis ma tänan teid, soovin teile head õhtut ja siis järgmise korrani.